Siin Riigikogus ikka mõeldakse aeg-ajalt tulevikule ja tulevikus paistavad ees presidendi valimised. Mõne jaoks üllatuslikult, aga mõne jaoks täiesti loogiliselt käiakse järjest rohkem välja ka varianti, et ega sel praegusel presidendil ka midagi viga ei ole. Sel nädalal kogunes Keskerakonna juhtkond, et arutada presidendivalimiste loomi seisukohti. Me oleme tegelikult suuresti praeguse presidendiga rahul. Ja loomulikult me mõtleme ka selle peale, et ja see kõik oleneb praegusest presidendist, kas tema nõusolek on jätkata omal kohal või mitte, et me kindlasti kaalume ka seda, et praegust presidenti toetada. Kuivõrd oleks valmis Reformierakond ikkagi kaaluma seda, et Alar Karis ka teie häältega saaks jätkata? Ma ütleks nii, et ega meie taha ju ei jää, et kui on kandidaat, kes saab toetuse üle välja, kellel on julgeoleku ja välispoliitikas selge joon ja kes suudab Eestit ühendada, siis ma arvan, et küllap Reformierakond teda ka toetab. Opositsioonierakonnad tunduvad aga pahaks panevat, et koalitsiooninõukogu ehk Reformierakonna ja Eesti 200 tippjuhid arutavad, kuidas valida presidenti. Nende sõnul peaks asi käima kõik erakondi ühe laua taha võttes. Ja meie huvi on selles, et panustada sellisel moel, et parteipoliitilised mängud, mida praegu ka paraku Reformierakond on juba alustanud, seades koalitsiooninõukogu ülesandena valida ära endale sobiv president, et need parteipoliitilised mängud, ma arvan, ei ole kohased, et seda demokraatlikku legitiimsust tänasel valitsusel minu hinnangul ei ole. Isamaa poliitikud on Riigikogu koridoris nentinud, et Karise jätkamisest võiks rääkida, aga Reformierakond ei oleks nagunii nõus. Sotsiaaldemokraatidele ka Karis sobiks. Keskerakonna poolehoidu kuulsite just äsja. Aga öeldakse, et kuna president on palju Reformierakonna seadusi tagasi lükanud, siis Reformierakond teda ei tahaks enam. Sotsiaaldemokraadid ja Isamaa levitavad siin Riigikogu koridorides mõtet, et võiks ju Karis jätkata, aga Reformierakond nagunii nõus ei ole. Nojah, sellisel juhul nad ajavad kelbast, kui ilusas eesti keeles öelda. Kogu selles eelkuuldud mängus EKRE osaleda ei kavatse. Kõik kandidaadid, kelle osas suudavad kokku leppida Eesti 200 sotsid ja Reformierakond, mis oleks see nii-öelda esimene plaan liberaalsel leeril, saavad olema kohutavad presidendid Eestile, sellised Kersti Kaljulaidi stiilis katastroofid. Nii et me töötame kindlasti selle nimel, et niisugust asja ei juhtuks. Kui juba läheb valijameeste kogusse, siis seal on pilt laiem ja seal on meil sõnaõigus ja sõnakaal palju suurem. Nii et sealt võib isegi hea presidendi saada. Kunagi olite ise ka presidendi kandidaat, et kas mõte on kuskil kuklas või mitte? Mõte on muidugi, loomulikult ükski tõsiselt võetav erakond ei saa sellest kõrvale jääda. Aga mis need täpsed plaanid on, seda ma nüüd küll ei hakka praegu siin eetrisse paiskama. Plaanid on ja EKRE näeb nagu selles karussellis oma niši. Nii palju ma võin öelda, et me teeme omalt poolt kõik, et see Riigikogus valimine ei toimuks, sest Riigikogus valitakse ära keegi part. Kas tead, kes meil Eestis on pähe istunud? Peibutuspardid ja poliitsbroilerid! Part on Eesti poliitikas konkreetne mõiste. Ära vali parti ehk lihtsalt häältemagnetit, vaid päris inimest. Sellise loosungiga võitis Indrek Tarand 2009. aastal üksikkandidaadina endale Europarlamendi koha. Nüüd on ta öelnud, et kui ettepanek tehakse, siis ta kandideeriks presidendiks. Vali vaba inimene. Indrek Tarand. Teie olete käinud välja, et kui tehakse ettepanek, oleksite nõus, et kas telefon on nüüd punane või see oli pigem mõeldud naljana? Nii ja naa. Esiteks telefon ei ole punane, aga teiseks presidendi valimised tulevad minust sõltumatult. See on põhiseadus nii ette nähtud ja nad peavad tulema. Kuigi kogu aeg räägitakse presidendi valimiste protseduuri muutmisest, kuni aeg-ajalt mõne erakonna plaanis anda valimine rahva kätte, ei ole põhimõttelisi muutusi presidendi valimistel toimunud. Ainus õhus olev muutus on Riigikogu esimese lugemise edukalt läbinud plaan, et presidendikandidaatide esitamine oleks varem ja neil oleks õigus esineda Riigikogus ja valimiskogus kõnega. Kuidas te näete, et see presidendi otsimine nüüd pihta hakkab, kes kellele helistab või kas üldse on mõtet praegu helistada veel? Ma arvan, et ei ole, sellepärast, et presidendi valimine on augustis, kandidaatide esitamise tähtaeg on 48 tundi enne hääletust praeguse seaduse järgi, et ma ei näe praegu nagu jaanuaris mingiks tõmblemiseks üldse ühtegi põhjust.